Niisiis, nüüd see kõne. Me mõõdame aega minutites ja sekundites, päevades ja nädalates, kuudes ja aastates. Sajand on suurim ajaühing, mida inimene on suuteline läbi elama ning sedagi vaid harvadel juhtudel. Sellel aastal ja kuul täitub esimene sajand Eesti Vabariigi väljakuulutamisest, selle sünnist. On muutunud valitsused ja riigikorrad, on veedetud üks pikk okupatsiooniaeg, kuid kõige kiuste on esimesed 100 aastat Eesti riigil täis. 100 aastat on inimese jaoks pikk aeg, kuid mida tähendab see ühele riigile? Mäletan, et lugesin kord ühte raamatut geopoliitikast, kus autor võrdles Ameerika Ühendriikide vanust inimese teismeeaga. USA 242-aastane vanus jätaks Eesti enda üheainsa sajandiga esimese klassi alguse kanti. Võib-olla tõesti oleks Eesti inimestel aeg endale tunnistada, et lasteaed on läbi saanud ning edasi tuleb minna uutmoodi. Eesti rahvas on üks vanimaid Euroopa põlisrahvuseid, kuid ajal, kui suur maailm jõudis meie ukseläveni, olime me ajast maas. Muinas Eestit ründas maailma eesrindlikem sõjavägi, millele kindlustunud omarikluseta Eesti ei suutnud vastupanu osutada. Sellele järgnes mitmeid sajandeid orjapõlve, mis ei suutnud aga eestlasi murda. Saksa rännumees Karl Feyerabend kirjutas eestlaste kohta 1797. aastal järgmist. Mis eestlaste iseloomu puutub, siis erinevad nad täiesti oma naabritest, liivlastest ja lätlastel väga silmatorkaval moel. Kui nood orjalikult lemitavad, seal säilitab eestlane teatud rahvusliku uhkuse, mida seni ükski ahel pole suutnud kammitseda. Kus nood on allahiklikkuses tummad, seal haub eestlane külmalt ja salamisi kättemaksu ning tasumist. Kus nood ei julgenud liigutada, seal tõstab eestlane kaika kõrgele üles ning kaitseb ennast kindlameelselt. Ükski aadlimees ei tohi siin julgeda talupoegi, kes talle ei kuulu solvata, mida ta Liivimaal sageli teeb. Teda jälitatakse ja koheldakse nii, nagu ta on ära teeninud. Eestlane on kuulekas ainult oma isandale, kellele on ta truualamlik. Võõrast isandat kohtleb ta uhke üleolekuga. Mõnikümmend aastat peale selle tähelepaneku kirjapanekut hakkasid tuntust koguma esimesed Eesti soost ja enda eestlaseks pidavad ülikooli lõpetajad, nagu Friedrich Reinhard Kreutzwald ja Kristjan Jaak Peterson. 100 aastaga võib juhtuda palju. 100 aastat hiljem oli sündinud Eesti Vabariik. Eestlastest olid saanud enda isandad, kuid mitte kauaks. Pea 3 viimast aastakümmet oleme olnud taas vabad võõrvõimu alt ning jälle enda isandad, kuid mulle tundub, et me pole veel iseseisvust ära õppinud. Truualamlikkus on veel liialt veres. Mulle jääb mulje, et riigis toimub on väga paljude jaoks paratamatus ning valitseb arvamus, et neist ei sõltu niikuinii mitte midagi. Ma leian, et ühes demokraatlikus riigis on see suur nõrkus ja ka oht. Samas on 100-aastane riik veel lapsekingades. Lasteaed on läbi saanud ning oleme jõudnud kooli. Üks mu õpetaja siin aianduskoolis ütles ühes tunnis, et praegust põlvkonda Y iseloomustab hästi küsimus miks. See põlvkond ei lepi vastusega, sest nii lihtsalt peab, vaid ootab reaalset selgitust. Edasi minna samamoodi, sest nii on enne mindud, ei ole vastuvõetav. Ma leian, et paremaid noori kodanikke ei saa üks kooliealiseks saanud riik tahtagi, sest vaid küsides saame targemaks. Selle mõttega lõpetades soovin ma kõigile palju õnne riigi 100. sünnipäevaks ning loodan, et 100 aasta pärast on riik täis aktiivseid ja tarku osavõtlikke kodanikke. Aitäh!